homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Kert ja nurka, Kristoffer siia peale ei saa, lähed nurka välja, Kert tuleb joonele, anna siia Kerdile sööd, keegi järgi lõika, siit Kert proovi kohe üks. Kaitse! Kaitse! Tunded on väga head ja võit oli raskelt, aga ikkagi kindlad. Me olime varem nendega läbi mänginud ja me teadsime, millised on nende teravikud ja millised ei ole. Meeskond on tänu nende sellele, et me mängime Balti liigat, PBL-sarja, on väga palju koos mänginud ja suhteliselt ühtlane, kuigi mulle meeldib, et on teatud isikud on liidrid, kes näevad väljakut, kes juhendavad ja siis see võistkonna asi nagu ütleme, ongi niiviisi, et väljaspool ka mängu on nagu üks tiim, et saavad hästi läbi ja suhtlus ongi see tiimivärk, et korvpalliväljak on üks asi, aga väljaspool korvpalliväljak on teine. Balti liigas on meil olnud paar kaotust, seal on olnud Venemaa tiimide vastu kaotusi ja Venemaa tiimides on enamasti pikemad mängijad kui Eestis, et seal otsitakse üles suuremad mängijad ja nende vastu on palju raskem mängida. Ja lätlased on väga jõulised, et nende vastu on selles mõttes saanud mängida. Eesti mängud on vähem pingelised, aga siin on nagu natuke pinget sees, et siin on mõningad vastased, kelle vastu on raske mängida. Seesama Tartu Rock, kellega me finaalis mängisime Rakvere Tarvas ja Kalev Cramo on meie peamised vastased. Kindlasti üks võistkonna suur osa on ja lapsevanemad, et ilma keeleta me ei saa üldse hakkama. Lapsevanemate osa on, mina treenerina võin öelda, et 80–90% on tõusnud. Kui mina ise mängimas käisin, siis minu isa-ema ei teadnud, kuidas minul läks. Kui ma tõin mingi medalikuju, siis hästi mõned poiss, eks ole, ja oli kõik, eks ole. Nüüd on kõik lapsevanemad tribüünid täis, sõitudel on abiks palju ja muudes majandusküsimustes. Nii et selleks, et see vanker nagu liiguks, siis oleks vaja seda kahte nii-öelda hobust, treener ja lapsevanem, ja siis veetav käru ehk laps, eks ole. Et neid on vaja suunata. Ma olen korvpalli mänginud, treeningutel olen teinud 6 aastat, ise olen teinud 1 aasta juurde ehk 7 aastat kokku. Ja mulle meeldib korvpalli mängida, sest see on põnev mäng. Minu eesmärgiks on saada väga heaks korvpalluriks ja kuskile välismaale heasse klubisse. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast.